Tere tulemast tagasi kuulama Muremapaks podcasti. Ja tere ka minu poolt. Me oleme tagasi. Ja täna jõululainel. Ja, täielikult. Me ei ole kadunud jälle, vaid me oleme tagasi. Ja täna meie peamine teema ongi jõulud, jõuluaeg, kingitused, onju. Et meil on juba iga-aastane traditsioon ju tegelikult teha ka jõuluepisood. Võib-olla arutada natuke, mis on meie jõuluplaanid, kas need on nii ilusad kui alati. Ja ma juba vaatan siit kardina vahelt piilun, et õues on mingi nii sompune ilm kui üldse saab. Et see jõulumeeleolu on nagu... Metsavana ütles, et järgmisest nädalast pidi jahedamaks minema. Okay. Nii et loodavad seda, et ja 20. detsembrist alates pidi maa valgeks minema. Aga jumala perfektne ju. Ja, miks mitte, on ju. Jõulunädalal ja siis kuigi auto nagu kasutajana on mul väga tore, et ma ei pea küürima nagu iga hommik pole seda workouti. Ja. Ma üks päev võtsin ette, mõtlesin, et jube mõte on mingi süvapesu teha enda autole. Sama päeva õhtuks oli nagu täiesti sopane. Ei, see ongi võesti kood. See on siuke tore aeg. Aga võib-olla nagu üldiselt, siis mis on sinu plaanid sellel aastal jõuludeks? Kuule, see aasta on päris nagu huvitavalt või nagu kõige rohkem esimest korda see, et ma ei tea, mis mind nagu ees ootab või kuidas see nagu korralduslikult meie jaoks olema saab, sest et minu jaoks on vaata see, et ma olen hetkel planeerinud omal jõuluaega selle kassinäituse esimese, et mul on hetkeseisuga on nagu 23. detsember on pandud salongi pesu nii-öelda, kus pestakse ilusti puhtaks ja lüüakse kadru läikima, ja siis 27-28 on tee ühes nagu näitus, ehk siis minu jaoks see tähendaks seda, et nagu kuhugi kaugele ei saa sõita, ja üldse hästi keeruline, sest et kui on ka nagu pisike kiisu ja nii palju loomi, siis enam nagu ei taha väga kõigi loomadega reisida, sest muidu ma läheks esimese hooga jälle vaata Võrusse, aga nüüd ma ei näe eriti, et see nagu võimalik oleks või see oleks nii keeruline korraldada. Ja samas nii väga nagu tahaks midagi sellist teha jõulude puhul, et jah, mul on nagu hästi lahtine praegu ja samas mingi nagu osa minust me natuke ka kaalume, et äkki me ikkagi ei lähe sinna kassinäitusele ja see avaks nagu kohe selle ukse, et saaks nagu tähistada ikkagi normaalselt jõule, Aga mis see kassinäitus nagu sulle annab? Kas see on lihtsalt võimalus näidata või sa saad sealt reaalselt võita ka midagi? Saab võita, et on tegelikult hästi oluline, kui sa nagu kassiaretusega tahad tegeleda, siis sisuliselt iga tiitel, mis sa võidad kassiga, see nii-öelda tõstab tema poegade hinda ja väärtust siis põhimõtteliselt, Ja kui sa ikkagi tahad olla nii-öelda tõsiselt võetav kasvataja, siis sul peab olema neid tiitleid päris palju ette näidata, Et see annab ka nagu vaat ostjale selle nii-öelda kindluse, et sul on nagu päriselt head kassid, Ja, et tõsi taga ka võib-olla selle aretusteemad. Ja just. Ja mulle nagu endale selles mõttes meeldib ka, et ma olin nagu pisikese lapsena, mu lemmikasi oli kassinäitustel käia. See pole kunagi käinud. Ja ma nüüd ei ole ka nagu hästi ammu, aga tead, on nii äge, sa vaatad mingi maailma kõige ilusamad kassid on või just vaata kõik koos. Mis poseerivad? Tead, neid vist jah, nagu hoitakse mingis sellises kindlas asendis, siis nad enamiku ajast mingi chillivad vist puuris, ja ma saan aru, midagi keerulist nagu ei ole. Aga jah, ma ei tea. Siis peab veel natukene seedima, et kuidas ma jaoks läheb, et kas ma jõuan sinna või ei jõua. No vähemalt, kui sa sinna ei jõua, siis teed nagu kodus näiteks mingi tore olemine, Ja. Et see võimalus on ju ka alati, et kuidagi siis siin panna ennast paremini tundma. Kuigi mina ei näe ennast jõuludel üldse nagu Tallinnas, et mida aeg nagu edasi läheb, seda rohkem ma tunnen, et ma tahaks nagu ära rahu ajal. Et siin on kõik kuidagi nii kiire kogu aeg ja jõuluõhtul ka kõik võravad ringi ja nagu see nagu anxiety, mis tekib nagu Tallinnas jõululaupäeval. See ei ole nagu okei. Minul automaatselt nagu Tallinnas ei ole seda jõulutunnet, vaata, nagu üldse. Et ükskõik, mis sa teed, sa võid oma kodu ära ehtida mingi jõuluõhtugi, ei ole seda tunnet. Kodus mul on. Okay. Ma saan aru, ma olen kõiki pära ehtinud nagu. Mul on nagu siuke vibe on juba üle. Ma pean selle ise endale räigelt looma. Et siis mul tekib see tunne nagu kodus ja kuidagi kodu ümber ja siuke, aga kui ma lähen nagu... Ja jõuluturul, kus see aasta üllatavalt oli mul nagu jõulutunne. Ja seda küll, seal mul oli ka. Novembri lõpus või detsembri alguses. Ja kuidagi seal oli kuidagi hea vibe.
soovitan minna. Ja vanalinnas on tõesti tore. Ma käisin nüüd eile sellel Kadrioru jõuluturul. See oli natuke nukker. Oi, ma just tahtsin, ma juba olin nagu ootused olid nii kõrged. Ma olin ka nii excited sellest. Kus asus üldse? Ta oligi nagu seal Luigetiigi juures põhimõtteliselt Kadriorus. Aga oli vaata jälle see, et siuke vihmane ilm on ju, inimesi oli hästi vähe, neid nagu kauplemispudkasi oli suht vähe, on ju. Et ei olnud seda. Vaata, ongi, kui sa ei pane mingeid siukseid tulekesi ja asju, et sul võib mingi jõulumuusika olla, aga sa nagu ei loo seda tunnet, on ju. Et aga vanalinnas ka mul täiega tekkis see. Ja nüüd ju see aasta on veel Noblessneris, Telliskivis. Päris palju on neid, jah. Minna ka, et kuidagi hästi palju ja tahaks kõik ikkagi üle vaadata. Et tegelikult on äge, et tehakse, et ei ole ainult üks koht. Et nagu kõigile midagi vaata. Kellele see vanaline ei meeldi, on ju. Nii, aga sinu jõuluplaanid? Minu jõuluplaanid on, Võru on kindlasti teine plaan, et sinna kindlasti lähme, et see on nagu mul siis Peika nagu vanemad on ju, on seal ja vanavanemad, et seda enam mul muutub nagu sinna minek veel nagu südamelähedasemaks on ju, et tore nagu näha, kuidas tal on ju ka vanavanemad ja kõik on nagu veel, õnneks on veel kõik hästi, kõik on nagu tore, et see paneb veel rohkem nagu hindama neid vanavanemaid. Et hästi palju räägitakse ka vaata, sest et miks on nagu alati inimestele vanaemad ja vanaisad nagu nii kallid. Ma arvan, see ongi sellepärast, et me näeme neid nii lühike aeg, et siis sa nagu hoiad neid nagu veel rohkem. Ja kindlasti. Et sa ei võta neid nii iseenesest mõistetavalt kui nagu enda vanemaid, mis nagu ei tohiks ka nii olla, aga see on kuidagi see, et nemad on meile siia nagu ikkagi lühikeseks ajaks, võrreldes meie elupikkust on ju. Et siis on kuidagi see nagu, mida vanemaks saame, seda raskemaks need jõulud nagu hakkavad minema sellepärast, et see on nagu kuidagi nii vastik. Ja ma natuke tunnen ka seda, mul on ka sarnaseid mõtteid. Et meil on ka vaata, üks mu vanaema on nagu hooldekodus on ju, ja siis on samamoodi see, et hästi palju alati nagu oleneb, et kuidas ta ennast tunneb, et kas ta nagu liitub meiega või liitu on ju. Ja nüüd tegelikult nagu tema üks nii-öelda lähedane minu nagu kaugelt sugulane ka nagu lahkus on ju, ja mingi tema matuste teema ja ühesõnaga mul on ka natuke seda, et nagu on seda tumedust suht palju selles jõuluajas nagu. Aga jah, ma ikkagi siiralt nagu loodan, et hoolimata kõigest sellest nagu peab ju tegelikult oma eluga nagu edasi minema, on ju, et ei ole midagi teha. Fakt on see, et me kõik sureme üks päev ära, on ju, et sellepärast ei saa nagu seda elu seisma jätta. Et lihtsalt võib-olla mõeldagi siis seal jõululauas nendele inimestele, kes on võib-olla meie seast lahkunud, on ju, ja kuidagi ma alati üritan nii nagu mõelda, et väärtustada seda aega, mis teil siis oli. Et jah, kuidagi kurb on see värk ja üldse nagu mu peres on nagu hästi rasked ajad nagu just vanemate inimestega ja kõik on nii ühel ajal. Nagu mind nii häirivad kõik siuke sitt sõna otses mõttes tuleb ühel ajal. Ja see on alati. Ja see on nii jube lihtsalt, et nagu vahepeal tulebki siuke tunne, et lähen teki alla, ei tule välja lihtsalt saad aru. Aga nagu õnneks ma üritan nagu pea kõrgel hoida ja olla nagu okei, ma lähen sellest läbi vaata, et nagu see seasonal depression on ka vaata, et nagu kõik see tuleb kokku. Aga lihtsalt üritab nagu võtta kõik, mis võtta on, loodame, et tuleb natuke ikka lund ka maha ja üldse kuidagi selle kõige kõrval need kingitused on minu jaoks läinud nagu nii mitteoluliseks. Et tead, suva ja nagu ükskõik vaata, ärge kinkige, mis tahate, on ju, et peas, et saaks kuidagi lihtsalt mingite kallite inimestega koos olla ja minust jõulud on siuke aeg, kus sa oled ikkagi nagu perega. Et kus sul on pere muidugi, et kui ei ole, siis on sinu perega su sõbrad, on ju. Jaa. See kingi teema on muidugi ka eraldi, see on siuke asi, mille pärast ma olen muideks nii palju stressanud mingi viimane nädal, sest et nagu, vaata ikka mõtled seda, et tegelikult nagu ei pea midagi eriti tegema, on ju, aga ikka on vaata kuidagi nagu see tunne, et tegelikult nagu peab, vaata. Ja vaat täpselt, kuidas sa lähed tühjade kätte. Ja mul on ka ikka niimoodi, et tegelikult oleks tahtnud nüüd nagu mingi musta reedaeg midagi vaata tellida, aga mul nagu rahaliselt üldse ei olnud seda nagu neid vahendeid üle. Ja siis ma iga päev nüüd mingi kiibitsen vaatan, et kas ma saan kuskilt kõrvale panna midagi nagu ära osta ja vaikselt nagu näed, et mida nädal edasi, seda rohkem see stress tekib, et kas ma nagu saan kõik kingid, on ju. Ja ma ei tea, mul on kuidagi täiega see, et nagu see sügisperiood üldse on nagu see, et mul on järjest kõigil nagu pereliikmetel, tuttavatel sünnipäevad, siis on mingi, ma ei tea, isadepäevad, kõik asjad on nagu järjest, on ju. Ja nii palju on kinke ja siis juba jõuludeks on see tunne, et aga nüüd on ju kõik ära kingitud nagu. Ei, reaalselt, et mingi ongi sünnipäevad ja sellised kohad annad ära need asjad. Ma ei teagi, aga kas teil on kunagi peres olnud näiteks nii ka, et ma tean, et ma olen nagu
leppinud kokku, et näiteks me ei kingi midagi üksteisele. Ja siis tulevad nad ikka kuskilt nurga tagant väikse kingitusega välja, siis ma olen nagu... Ja need väga ei toimi need kokkulepped. Nagu, ja siis ma tunnen ennast alati nii halvasti, et mina siis päriselt nagu mõtlesin, et me ei kingi. Ja sellepärast nüüd ma ei suuda enam. Nüüd ma pean ikkagi midagi kohe kinkima, sest et äkki sa kingid ka. Jaa. Mul on, meil on olnud juba aastaid see, et on nagu kokkulepped täiskasvanud, midagi omavahel ei tee ja siis lastele tehakse, on ju. Aga vaata, nüüd mul on tekkinud see faas, kus ma olen nagu selles vanus, et ma tunnen, et ma tegelikult pean oma vanematele ka tegema, on ju. Mul on täpselt sama asi. See on nii veider tunne. Ja. Aga ühesõnaga ma tunnen, et ma ei saa nagu, et okei, mingi vanavanematele ma ei ole tõesti teinud ja ei hakka ka tõenäoliselt, siis läheb paljuks lihtsalt, on ju. Aga jah, kuidagi ikka see, et vanematele ja õele ma nagu tunnen, et see on nagu paratamatu. See on vanematega nii raske. Sorry, aga mu emal on nii kallis maitse, et mul ei ole raha. Ja ma ei viitsi nagu talle mingi mõttetut mudru ka kinkida. Ja see ongi see, et ma üritan siis vähemalt, nagu ma tellisin talle ühe asja, on ju, ma igaks ütle, ma ei tea, millal see episood üles läheb. Et ma tellisin talle ka ühe asja, nagu, mis ma arvan, et see võiks talle meeldida, aga ma ei tea nagu. Me oleme nii erinevas vanuses, kõik nagu, tal on ilmselt rahalised võimalused selles mõttes, nagu ma eeldan paremad, on ju, et nagu ta saab endale lubada asju, mida ta nagu väga tahab endale osta ja mingi bla, on ju. Ja mina olen siuke, kes nagu pole veel enda kodugi ja tead, nii kuidas on, vaata. Vaata, ongi täpselt see koht, et nagu enamik täiskasvanuid ju tegelikult, kui nad tahavad midagi, nad ostavad, on ju. Ja kui nad ei osta, siis see on nii kallis, et ma kinkima niikuinii ei hakka seda asja. Et jube keeruline on jah see kinkide teema nagu. Ja eriti nagu vanematele. Ja isale ma ei oska. No ma ei kingigi. Sorry, ma ei kingi talle mitte midagi, ma ei oska talle mitte. Ma ei viitsi talle sokke ja trussikud kinkida. Nagu. Ja see nagu pole ka mõtet, on ju. Ja tal on nagu, mu isal on täpselt nii ka, et 1. detsember on sünnipäev. Siis oli kohe nädala pärast isadepäev ja siis nüüd on kohe või emad või see meestepäev või? Ei, isadepäev oli ikka. Minu arust mõlemad äkki olid. Ma ei tea. Mingi isadepäev, meestepäev, midagi oli ka ja nüüd tulevad jõulud otsa. Ma ütlesin ka, ma ei oska midagi kinkida nagu. Mul on ka sama. Palju sa tahad? Ja, kõik on ära kingitud. Ja ma ei tea, esimest aastat meil on näiteks elukaaslasega ka see, et me nagu arutasime, et me tõenäoliselt ei tee kinke. Nagu puhtalt see, et meil on rahalisi väljaminekuid nii palju olnud ja me nagu ei näe seda vaata pointi mingi hakata hullult digistama üksteise jaoks, on ju. Et me seda arutasime, et võib-olla me nagu ostame nagu koos endale midagi toredat, on ju, või mingi elamuse lubame koos, on ju. Et tegelikult on ju ka nagu väga okei niimoodi. Mul on elukaaslase kingiga niimoodi. Et ma võin sellest veits rääkida, mul on hull plaan nagu. See episood läheb ilmselt siis üles, kui ta juba teab, sest me otsustasime, et me anname kingid nagu varem. Me alati oleme jõuludeks nagu teinud, see on nagu pigem see, et sünnipäevad ja sellised on võib-olla need, kus võtame nagu natuke rahulikumalt, on ju. Aga see aasta mul oli siuke mõte, et te kuulete kõik seda esimest korda, ma pole kellelegi rääkinud. et ma tean, et ta tahab väga endale telefoni. Ja ta on nagu väga kaua tahtnud endale uut telefoni ja ma tean, et ta on selline inimene ka, kes teeb väga palju asju telefonis ja nagu tööasju ja kõik siuksed asjad, et ma tean, et tal päriselt on seda vaja, mitte see, et ma tahaks uut iPhone'i. Ja siis ma otsustasin, et okei, ilmselgelt ma ei ole ise nii rikas, et osta talle nagu uut iPhone'i, on ju. Ja siis ma kirjutasin kõikidele ta nagu pereliikmetele. Ja nagu, mis oli minu jaoks nii raske, nagu, tere, anna raha, ostame kinni. Et nagu äkki sul pole võimalus, aga sa ei taha öelda ei. Tekkis mul nagu kohe see tunne, et ma ei taha nagu. Ja siis ma kirjutasin ülipikalt, nagu, et kui ei taha, ei pea või kui üldse tahate, siis nii palju, kui olete nõus, et ma maksan selle vahe ise kõik kinni, vaata. Ja ma sain selle raha kokku, et nagu ta kõik pereliikmed olid kohe hästi nagu nõus, on ju, ja ta ei tea sellest ise mitte midagi ja ta nagu ei oota, ja siis ma valetasin talle, et mu kingitus on alla 100 €, et ta ei aimaks midagi, ja siis ma olin ja siis ma ise panin ka nagu suht suure panuse, sest ma nagu, mul kuidagi ei ole kahju nagu kinkida inimesele asja, mida ma tean, et tal väga vaja on, on ju, et nagu, et see on nagu selline investeering, on ju, pluss ta nagu kõik nagu ümber olevad pereliikmed ka, kõik olid nagu väga nõus ja nüüd siis telefon sai ostatud. Issand, kui äge. Nii et nüüd ma pean selle kokku pakkima ja siis me järgmine nädal vist anname üksteise nagu kingid ära. Nii et ma olen nii elav, et ma olin talle mingi et ta oli mingi, issand, et ütle palju see siis maksis. Nagu, ma hullult ütlesin talle, kui mingi aastaga jõuta ette, mis kingitus ma sulle. Ja ta nagu ei aima mitte midagi, see on nii naljakas. Muidu ta alati nagu veits saab aru, sest ma olen nagu, ma ei suuda vaata hoida saladust, aga ma ta pere pärast hoian praegult, et see oleks põnevam, on ju. Ja siis ma olin ka nagu, et see on alla 100 €, ma luban. Ma mõtlesin, et täpselt 100 €. Siis ma nagu, oh my god. Ma ei suudaks never hoida seda saladust. See on nii raske olnud. Ma nagu tahaks lihtsalt välja rääkida. Aga igatahes nagu kuidagi nii äge oli teha seda
kogu tema nagu perega, onju. See on väga äge. Ja mingi asi, mida inimesel päriselt vaja on. Et ei viitsi enam mingit sükest jama kinkida. No võt ongi, onju. Mul on ka tegelikult aega see, et mu kutil oleks nii väga telefoni vaja. Nagu ka täpselt, venal on siuke pann, et see ei tee mitte midagi. Aga ma ei tea, ma vist läheb juba keeruliseks organimine. Võib-olla siis sünnipäevaks näiteks. No, mingi hiljem. See mõte on nagu äge, sest see on tore, jah. Ta ei ole siis, selles mõttes jah, oleneb palju sa ise tahad, on ju panustada, on ju, ja palju keegi tahab panustada, kus on ülisuur grupp, siis tegelikult kõik saavad anda natukene ja ka tal on sellest väga palju rõõmu, on ju, kui ta saab selle uue telefoni. Ja on jah. Tegelikult on äge nagu. Ja see on tõesti äge. Et see on ainuke kingitus, mis mul on nagu see aasta nagu niuke planeerimine käinud, et no täitsa lõppi ümber nurkad ja kuradi kogu raha, ära mu telefoni vaata. Okay. Et jah, ja nüüd ma lõpuks ostsin selle telefoni ära, ma olen täna sellele järgi ja väga äge. Euronixist ostsin. Okay. Seal oli kõige parem pakkumine. Kuigi see nagu telefon maksab igal pool sama palju, aga ma vaatasin Apple'i poes on näiteks need, sa maksad mingi lisatasu. Miks ma maksan? Ma saan Euronixist saan nagu ei Euronix ka oli. Aga jah, selles mõttes, et kui on kellegi nagu kunagi mõtet, et on kallim kink, siis võtke nagu nende sõbrad, perekond, lihtsalt küsige kõikidelt ja öelge alati juurde, et kui ei taha ära osale, kui tahad, on tore. Ja nii palju, kui sa tahad panustada. Ja see on üliäge mõte nagu. Ja siis on nagu vaata ka päriselt mingi väärtuslik asi, mitte see, et tegelikult mingid asjad, mis jäävad seisma kuhugi. Ja ma tean, et ta kunagi ei arva seda, et ma päriselt tahan nagu emale ja mingi isale kirjutasin. See on nagu kõige ägedam emotsiooni ma nagu ootan nii väga, et ma lubasin seda filmida ka, et siis võib-olla nagu jagan kuskil. Ülilahe. Issand, ma olen nüüd nii kade. Mul on täpselt vaata see, et mul on nagu need jõulud, kus ma tunnen, et mul on nii palju kogunenud mingeid siukseid üli nagu kalleid asju, mida mul on vaja või mida ma tahan, onju. Et ja noh, ongi vaat täpselt see, et sa tead, et keegi nagu nii kingi siukest asja, sest keegi isegi nagu ei oska mõelda, ma nagu tahan siukest asja, onju. Ja noh, aga noh, selles mõttes mina olen alati ka siuke, et tegelikult mulle väga meeldivad siuksed mingi pudi-padi kingid ka. Ja mulle ka. Või siukest, mis on nagu armsa mõttega, aga need ei ole võib-olla väärtuslikud rahalises mõttes, on ju. Et selles mõttes on ikka, ja no ma ei tea, jälle vaata on ka see, et tahaks öelda, et kingid üldse ei huvita, aga ma olen nagu täiega läbi ja lõhki siuke, et jõulud tulevad, et sa oled juba tükk aega enne mingi kingid. Ja või nagu just see mõte nagu sellist, et see on nii äge, kus saad nagu avada midagi, et keegi on sinu peale mõelnud ja see kõik selle juures on nagu nii tore kuidagi. Küll jah. Ja üldse jõulud on nagu, mida rohkem edasi aeg läheb, üks lemmikumaid aeg on jõulud minu jaoks. Et see rahutunne, mis nagu tuleb mingi hetk seal jõulude ajal nagu midagi muud. Võt ma tegelikult tahtsingi selleni jõuda, et mis me nagu ootame jõuludelt või noh, vaata praegu meil pigem olid siuksed nagu negatiivsed küljed ja nagu kingijutud, aga kas sa tunned, et sul on midagi, mida sa nagu väga ootad sellelt perioodilt või? Puhkust ja seda rahutunnet, millest ma just rääkisin ja seda kuidagi seda perega koos olemisaega, et kus me kõik oleme rõõmsad ja ma ootan seda kuradi jõulutoitu ka ootan. Kapsas andke ette kartulit ja nagu ma ei tea, nagu kuidagi ma ootan lihtsalt seda kõike selle juures, et kuuselõhna ootan ja mingit sellist nagu lund natuke ja jõululaule raadiost. See nagu, ta on hästi selline filmilik asi kõik ja mulle hullult meeldib see. Üksinda kodust ootan. Ja issand, see aasta oli mingi event isegi ju Facebookis. Ma just selle pärast nägin, et sa reageerisid selle. Et vaatame kõik koos internetis. Et jah, et kuidagi kõike seda nagu ootan selle juures, et lihtsalt kuidagi olla ja nagu võib-olla aeg maha võtta. Selles osas ma olen ka 100% nõus, et ma ootan kõige rohkem seda nagu puhkust ja ma nii loodan, et mul tekib nagu see hetk, et ma nagu jõuan enne jõule kõik olulised asjad tehtud, et mul oleks nagu kalender tühi jõuludeks. Sest et jah, seda ei ole ammu juhtunud, et niimoodi oleks. Ja noh, mul on vaata ka see paka asja hullus veits, et ma pean nagu, ma tahan mingi osa nagu valmis saada enne, et ma ei peaks vaata mingi jõulunädalal tegelema sellega. Ja tead, mida ma tegelikult veel väga ootan, mis on mingis mõttes jõuluplaan. Mul on nüüd tekkinud nagu faas, kus mul on nagu mingis mõttes keegi, keda ma saan kutsuda nagu sõbraks või noh, mul on tekkinud nagu üks couple, kes on mu kursakad, kellega me nagu teeme mingeid toredaid asju ja üle aastate ma nagu olen planeerinud jõulude pool midagi nagu nii-öelda sõpradega või endaealistega.
me lähme alpaakafarmi, vaat seal on need mingid üritused. Nii et ma olen selle pärast tegelikult ka ülielevil, sest et minu jaoks on vaata üldse kõik asjad mingi, mis on rohkem kui pool tundi sõitu kuhugi, on veits siuke nagu anxiety't tekitav ja siuke nagu mugavustsoonist väljas ja eriti see vaata, kui ei ole nagu nii-öelda oma inimesed, muidugi. Et aga see on nagu kõik hästi siuke tore ja midagi uut jälle. Aga nagu, vaata tore on see, et sa oled selle pärast nagu elev. Et see näitab juba, et see on nagu põnev ja tore. Ja, et see on mingi asi, vaata, mis on päriselt planeeritud ja eriti kui mu jõulud on nagu hetkel nii siuksed kaootilised on ja plaanid on lahti, siis on nagu tore, et on mingi siuke jõuluasi, mis on nagu planeeritud on ju ja et on mida oodata küll õnneks. Ja enne jõule tahaks minna veel jõuluturule. Ja. Täpselt nagu enne jõule kuidagi tahaks nagu. Ja mina tahaks need erinevad jõuluturud läbi käia, nagu võimalikult palju neid erinevaid. Ma mõtlesin ka, et peaks tegema nii, et käin nagu ühe õhtu jooksul kõik läbi. Ja siis teen nagu mingi hinnangu. Ja. Võib-olla teengi. Mingi YouTube'i video oleks nii aga. Ma teengi YouTube'i video äkki. YouTuber. Mul on ka nüüd ka nagu täiega tekkinud see tunne, et tahaks mingi YouTube. Mingis mõttes jah, ma nagu olen, aga ta on siuke vaata easy way või see, et nagu väga palju tehakse sinu eest ära, aga jah. Ei, väga äge. Vaikselt tegeleda ise ka selle enda nii-öelda upitamisega selles valdas. Jah, et võib-olla uus aasta, kui me teeme ka vaata uuel aastal nagu selle, et mis meile see aasta toob, siis saame rääkida, et mis meie plaanid on. Nii et seda ma väga ootan. Aga kui me jõuame seda aastavahetusest veel rääkida, on ju, et see käib ka natuke juurde, on ju, et selle puhul ma ootan väga saateid. Ja Loto kolmapäeva viimane saade on aastavahetusel. Matke mind koos selle saatega, palun. See on jah päris kurb. Kas ta on praegu blokkis? Ma ei ole suutnud vaadata 6 aega ta saateid. Aga seal ei olnud mingi see teema, et ta tegelikult jääb, aga mingi teise saatejuhiga või midagi või? Ei olnud mingit sükst asja. Aga ma ei taha teist saatejuhi. No jah, okei. Sama hea, kui sureb ära. Ma tahan Kristjanit. Minu jaoks ongi see kõige hullem. Aga okei, see selleks me jõuame sellest veel kunagi tulevastes episoodides. Ja, tõenäoliselt küll jah. Sest minu jaoks on ka see aastavahetus on veel siuke, et ma pean kõigepealt oma jõulud paika saama nagu. Peab oma elu kõigepealt paika. Enne kui see 2026 tuleb. Aga jõuame sellest ära rääkima. Aga ma ei tea, äkki lähme selle mängu juurde. Et siis meil on juba, jumal seda aru, me räägime nagu kogu aeg nii kaua, et see on ebareaalne lihtsalt. Kuidas? Jutlist ei lõpeta. Meil on palju rääkida. Jaa, tõsi. Juhatas mäng sisse. Mäng on täna siis selline, et muidu vaata öeldakse, et kingitud hobuse suhu ei vaadata, et ei tohiks nagu kritiseerida kingitusi. Aga täna me natukene seda teeme. Ma lasin chatil jälle panna siuksed erinevad mingid huvitavamad kingid kokku, ja me hakkame neid siis analüüsima, et sul on vist ka ees need kategooriad, et võiks iga ühe kohta nagu arvamust avaldada ja jagada, et kas me siis viskaks minema selle kingiks edasi või kasutaks rõõmuga, Ja siuke tiirlist natuke, Jah, natukene mingis mõttes küll. Et mängigas kaasa. Ja, nii. Esimene on siis, kui oleks selline kingitus nagu 17 pakki küünlaid, kõik sama lõhnaga. Nagu need väiksed junnid, vaata, mis on plokiga. Ja. Mis emotsioone tekitaks? Kas need on need ilma lõhnata ka või? Ma mõtlesin, see vist on parem variant. Ma ei tea, ma paneks niimoodi, et ma annaks nagu, jagaks laiali niimoodi, et mingi pereliikmete vahel või kuhu vaja on, sest meil kodus on vahepeal küünlalused, vaata. Et see, ma ei tea, annaks kingiks siis edasi, et kasutaks ikkagi ära, on ju, aga ma ei tea, see on nagu imelik kingitus. Ja, no mul oleks ka see, et ma rõõmu ei tunneks selle üle, on ju. Samas, tõenäoliselt leiaks mul lõpuks nagu kasutust, on ju, et vähemalt on praktiline, et kui seal on midagi juures, siis selles mõttes muidugi see 17 pakki on nagu päris insane kogus. Okei, siis ma kingiks küll edasi. Või viiks kuskile annetaks või midagi. Ma vist jääks ka sinna kuskile vahepeale, et nagu midagi kasutaks ja midagi kingiks edasi. Järgmine on siis ka selline praktiline hiiglaslik pesupulbrikott. Väga tore. Vaata, mida vanemaks saad rohkem, on see, et kinkige pesukapsleid, paberit. Kõik koduasjad on väga teretulnud. Ma kasutaks rõõmuga. Mul on sama, Sa ei pea ostma. Jah, mõtle, kui palju raha kokku. Sa ei pea ostma. Ma oleks ülirahul nagu. Ja praegu on hiiglaslik. Sest et praegu ma ikka kirun nagu suht tihti, kui ma neid mingi koduvahendeid ostan, siis mõtlen jälle, et nagu nii palju raha läheb sinna lihtsalt. Et ja ma juba mingi täiega skeemitan, et mingi, kas ma saaks kuskilt mingi koostööd, kes saadab mulle neid vahendeid nagu ma teeks siukest reklaami, et lihtsalt niimoodi peseks kuradi pesu, et ise ka isu vaata. Reaalselt. Ehk siis seda kasutaks rõõmuga.
Siis on auto värskendaja, mis lõhnab nagu keemiline tsitrus. Siuke nagu... Kuna auto värskendajad on nagu suht odavad, siis ma viskaks selle ära. See on ka ma ei taha ju edasi kinkida asja, mis lõhnab nagu keemiline tsitrus. Et vaata, ta ei ole nii kallis, on ju, no kui me räägime nüüd kõige odavamast, on ju. Ja, no siuksed on tavaliselt siuksed odavad. Ja, ma vist viskaks ka minema. Mis on nagu nii kurb öelda kingi kohta. Järgmine on uue aasta kalender kassipoegadega. See on nunnu. See on täpselt selline, et ma ei tea, ma rõõmuga ei kasutaks, sest ma väga ei kasuta kalendeid, aga ma kingiks selle vist oma vanaemale, sest et tal on ja ta paneks selle niikuinii seina peale. Nii et kindlasti tal oleks väga tore. Ja, praktiline. Ma nagu ennesti mõtlema, et nüüd nagu väga oleneb, milline see välja näeb. Vaata, kui ta on siuke mingi ajalehe vahelt saadud, siuke odav mingi kahtlane, siis ma viskaks minema. Ei, ta on vaata see seina peal, kus on 3 kuud. Ja siis üleval on klassi peal. Ja, no see on esimene asi, mis mul ka nagu mällu tuli, on ju. Nagu. Aga no siis ma viskaks kindlalt ära. Aga vaata, seal on ka see aspekt, et seal võib ka olla mingi esteetiline versioon sellest, on ju, ja siis ma kasutaks seda rõõmuga nagu, et väga oleneb, milline see välja näeb. Aga kui ta oleks mingi äge planeerimis, siis see oleks väga äge nagu, jah. Siis suur karp gluteenivaba, suhkruvaba ja maitseta küpsiseid. Kingiks edasi. Sorry, aga gluteenivaba, maitsevaba, suhkruvaba, kõige vaba nagu prooviks ühte, kingiks edasi. Nagu paneks võib-olla, ma tean, ma paneks enda nagu kööki laua peale. Et keegi sööbiks. Kes sööb ikka ära. Ja point, jah. Keegi närib ikka ära. Ja mul isegi, ma pean tunnistama, mul on mingeid siukseid nagu sahtlis, mis on mingi iidamas, taadamas seisnud. Ja need on täpselt need. Ja need on täpselt need, et sa mõtled, et ma mingi hetk nagu, kui on väga halvasti, siis ma jõuan nendeni. See ongi täpselt nii. Aga mul vist lõpuks need lõpetavad ikka nii, et ma mingi pean need minema viskama, sest need on aegund. Seda küll. Siis on raamat Kuidas olla enesekindlam algajatele. Muidugi kasutaks rõõmuga. Sa ei tunneks kuidagi offended või? Kui keegi, okei. Nagu mingi eneseabi. Kuidas olla enesekindlam ja algajatele? Tead, ma oleks nagu okei. Selges. Et ma panen selle enda kasuks tööle. Okei. Ma isegi nagu ei tea, no ma olen nagu... Kui algajad, aga no, ja, just, et nagu mingis mõttes ma olen küll raamatute fänn ja ma annaks nagu võimaluse, aga seal võib olla see oht. Siis müüks jagas maha. Ja, see on alati hea variant. Ja siis on mingi, vaata, boonus ikka sellest kingist, on ju. Mul on ikka päris paljud, pean tunnistama, mingi kingid on jõudnud jagas. Ja, eks no vaata, see on elu osa nagu, mis sa kogud. Minu arust see on üldse, kui jagas vaatad peale jõule, siis paljudel jõuavad mingid kingid sinna müüki. Siis on 5000 osaline pusle täis sinist taevast. Ma kingiks selle edasi oma Peikale. Ta on mingi puslede fänn, saad aru, ma istusin taga ükskord mitu tundi ja ma mõtlesin, ma suren ära lihtsalt. See oli täpselt selline mingi ülikirju pilt, vaata, mitte midagi käis haru, ma läks nii närvilist kogu aeg, kes ta oli mingi, see on nii huvitav. Nii et ma annaks talle selle taksoga. Ma olen räige nagu puslede fänn, aga seal on nagu veits see, et siuksed pusled nagu trigerdavad mind täiega. Sest nagu sul on nii palju ägedamaid puslesid, mida sa saaks nagu leida selle raha eest, on ju. Kas see peab olema mingi Mission Impossible, mingi, kus kõik tükid on ühesugused nagu. Et ma ei... Peikal oli veel siuke pusle, et sul ei olnud pilti ees. Sa pidi ise arvama ära, mis see pilt liikustab. Sul olid vihjed enam vähem, vaata, ma olin lihtsalt mingi... Need on crazy nagu. Ma ei tea, kes see viitsib mässata. Ma vist paneks sinna kategooriasse kingiks edasi, ehk siis müüks jagas. Annaks sulle Peikale ta õnnelik. Siis lumememme kujuline seebidosaator, mis karjub, kui vajutada. Jätaks endale. Mulle meeldiks. Nii meeldivad siuksed asjad. Aga mingid asjad, mis ma ostsin eelmine aasta kuusekujulise seebidosaatori, ta küll ei karjunud. Oleneb, kui kõvasti ta karjub. Aga paneks talle võimaluse. Okei, toi. Ma olen nüüd see inimene, kes vist viskaks minema. Mis on nagu kurb, sest tegelikult see võiks olla asi, mis ma vähemalt nagu paneks müüki või annaks kellelegi, on ju. Aga ma arvan, et see nagu esimene reaktsioon oleks mul see, et no kui ta näeb mingi odav välja ka vaata. Seda küll. Et aga no seal võib olla mingi chance, et äkki on mingeid siukseid ilusamaid ka veits, on ju. Täpselt, või siis lülid kuskilt alt välja selle heli, kui te karjuvad. Patakad välja. Ja, täpselt. Hiiglaslik jõulukaunistus, mis vilgub ja mängib ühte ja sama viisi juppi.
katastroofiline tegelikult. See on suht katastroofiline, jah. Ma ei tea, ma lööks seda hästi kõvasti, et see vait jääks ja siis võib-olla panen ta kuskile rippuma. Ja need on tavaliselt sellistel on mingi ülisugused nõmedad laulud ka mingi väga kohutava helikvaliteediga. Viskaks minema. Ma viskaks ka minema. Lihtsalt. Ja. Jõuluteemaline kruus, mille sang on nii ebamugav, et juua ei saa. Ma olen alati vältinud nende ostmist, et isegi kui väga nunnu ma ei osta, vaata. Ehk siis ma arvan, kingiks edasi. Et kellelegi ikka meeldib äkki või? Mina vist isegi kasutaks rõõmuga. Ma pean ütlema, et mul on mingi veits kruusi fetiš nagu. Sest ma olen täpselt siuke, et kui ma isegi nagu ei joo sellest, ma paneks ta displayks kuhugi vaata ilusti. Okay. Et mul on veits mingi siuke itch on mingite ägedate kruuside järgi nagu. Siis dieediraamat Uus sina 2025. Müüks maha. Sest dieeti ma ei toeta niikuinii ja kui sa mul keegi mulle dieediraamatu me ei ole sõbrad. See on jah täpselt siuke, et sellele ma vist ei tahaks võimalust ka anda nagu. Ja ma paneks ka jah. Siis eneseabikaartide komplekt hinga sisse, hinga välja ära nutta. Kasutaks rõõmuga. Kasutaks või? Muidugi. Eneseabikaartide komplekt, no kus te tahad mind aidata, siis jumala eest. Aitame. Mina vist müüks maha, sest et ma sain kunagi jõuludeks mingid siuksed metsa mingi eneseabikaardid, kus olid mingid erinevad harjutused. Ma andsin neile nagu korra võimaluse, aga nad on vaata tihti seal peal nagu nii algelised, nagu mingi see, et istu ja hinga. Seda küll. Ja see on nagu see, et sorry, ei tee mitte midagi. Vot siin olenebki täpselt, millised need siis on. Et kas need on päriselt näiteks mingi psühholoogide välja töötatud, kuidas ärevust maandada, või need on lihtsalt mingi hinga sügavalt sisse välja. Jaa, fair. Liiga kallis ehe, mille kinkija pole sugugi nii lähedane. Ta on väga huvitav. Ütleme siis, et ta meie puhul meessoost kinki, et see natuke süke nagu... Jaa, süke veider on ju. A tead, kasutaks rõõmuga. Ma kasutaks ka. Räägiks oma peikale selles ja oleks nagu, kuule tead, ja ma tean, mu peika oleks kindlasti mingi, ülinais. Sa said midagi toredat. Et tegelikult jah. Mu peika vist nii avameelselt ei suhtuks sellesse. Ta üritab vaadata seda läbi selle, et kuule, stuff nagu. Ja seda küll, jah. Mul on muideks sellega üks lugu ka, miks ma panin selle siia. Mu kõige veidram kink vist kunagi on olnud 10. klassi see jõulu nagu loosipakk, on ju. Ja selle üks kutt sai selle, kellega me nagu toetki olime hästi head sõbrad, on ju, sai nagu minu nime, et pidi mulle kingi tegema. Ja vaata, need klassi jõulupakid on tavaliselt mingi 5 või no mingi hästi odav kink, on ju. Ja ta kinkis mulle seal rinnahoidjad. Ja need ei olnud odavad, vaid need olid nagu väga kalli pesubrändi omad ja väga ilusad. Ja saad aru, see on nagu täpselt see hetk, et sa on mingi klassiüritusel, saad siukse paki ja onju. Kavata. Ja mine perse nagu ja arvad, et ma ei kasuta, need on nagu tänaseni mu mingi lemmikrinnahoidjad. Aga nagu mu peas oli nii pikalt see, et nagu see on kõige veidram asi, mis sa saad ja see on nagu ilmselge sain, et see nagu ma arvan, ta ei olnud ainult sõber nagu. Ja et nagu sa kingid mulle pesu. Okei, kui keegi mulle pesu kingiks, siis ma oleks... See on nagu veider. Ma mõtleks veits. Ja ma mõtlesin ka selle peale pikalt. Kallis pesu. Ja ma mõtlesin ka, et ma eluses endale ise ei osta nii kallist ja kui kukub sulle, siis miks mitte, on ju. Hästi huvitav lugu. Jaa. Nii, järgmine siis 3D prinditud miniversioon sinust endast. See on veits creepy nagu. See on creepy, jah. Ma ei tea, edasi ka ei kingiks vist vaata. Ja seda ka ei kingi, jah. Ma paneks ta kuskil kappi ära. Tore ja võib-olla kunagi viskaks ära. Jah, mul on sama. Ma ei ise endast näha 3D prinditud. Jah, need tavaliselt ei ole vaata väga hea kvaliteediga ka nagu. Siis nutikas veepudel, mis karjub su peale, kui sa ei joo. Iseenesest väga tore asi. Ma oleks nii närvilist. Ja ma läheks ka ära lõuga. Et ma arvan, et ma kasutaks ta mingi paar päeva, siis ma saaks üle, siis ma paneks ta ära. Ma mõtlesin sama ja ma nagu annaks võimaluse, aga tõenäoliselt see viskaks juberuttu üle nagu. Ja siis müüks jagas ma. Ja, mõtle, oled mingi koolis hakkab karjuma nagu. Reaalselt. Sa ei saa nagu kuskil käia sellega. Siis kinkekaart, aga ainult ühte poodi. Väga tore. Kasutaks rõõmuga. Eriti kui ta on poodi, mis mulle nagu meeldib vaata.
või tavaliselt on ka see, et kui isegi see ei ole nagu nii minu maitsel, siis ma leian sealt ikka midagi, mis mul võiks vaja minna. Et tänapäeval on nii suur valik isegi riidepoodides kodusistusasju. Ja ma ka kasutaks rõõmuga. Aga kinkekaardid on vaata hästi siuke controversial, et palju on neid, kes nagu üldse ei taha kinkekaarte saada, vaata. Mul selles mõttes on väga tore. See annab mulle rohkem vabadust ka selle kasutamisel, vaata. Ja mina ka pigem olen alati nagu kinkekaartide fänn olnud. Siis on lihtsalt villased sokid. Aga nagu vaat siuksed karedad. Siuksed hästi karedad. Nunnu, aga ma ilmselt paneks nad ühe korra jalga. Ja siis nad oleks lihtsalt kuskil kapis. Mul nad jääks ka seisma kuhugi kappi, ma arvan. Siuksed karvased, nagu ülikaredad torgivad, vaata. Neid nagu ei kannata kanda. Nunnud, pehmed, siis ma kannaks kogu aeg. Väga rõõmus oled sellist. Ja viimane karbitäis vitamine. 100% kasutaks rõõmuga. Anna need nii, just käisin eile, ostsin 2 purki, 25 €. Ja need on nii kalliks läinud. Magneesiumit ja siis seda D-vitamiini. No nii lappas, nii kallis. Sain soodukaga 25 € nagu. Ei, see on crazy, kui kalliks need on läinud, nii et ma ka rõõmuga kasutaks nagu. See on isegi üks parimaid kinke, mis siin nagu on, selles mõttes, et see on siuke, et sa niikuinii ostad kogu aeg, kes võtavad, on ju, aastaringselt midagi. Vaata näitab, et me oleme nagu ülipraktiliseks muutunud, nagu vaata vanusega ongi täpselt see, et nagu sa oled õnnelik nende asjade üle, mida sa niikuinii ostad ja see nagu teeb su elu nagu lihtsamaks ja... Sa vaatame suureks saanud vahepeal. Ja on jah. Peaks kuulama, mis me nagu 2 aastat tagasi rääkisime, vaata. Ja ma arvan ka, et mul olid natuke teised vastused oleks olnud siis. Tahaks neid asju. Et siuksed asju on ka tore saada, mis on nagu lõbusad ja naljakad ja ilusad on ju, aga ma eelistaks juba neid vaikselt üle nende, vaata. Sest mul praegu ka nagu kogu wishlist, mis ma tahaks saada, on nagu mingid koduasjad nagu 100%. Mingid igast robot, tolmuimejad. No, sul on ikka väga kallimad soovid. Ja ei, mul on, vaata, ma räägin, need on nagu kõigi budgetist üle kõvasti. Soovid peavadki nagu kõrged olema, vaata. Siis on nagu kuhu pürgida. Tõsi. Selge. Kuule, aga meil oli väga tore episood. Ja ma loodan, et see episood läheb üles siis jõulude paiku kuskil või nädal enne jõule või kuidagi niimoodi. Tore oleks ikkagi jõuludel see episood teile panna, et siuke tore kuulamine. Et igatahes mina soovin kõikidele ilusad jõuluaega, rahulikku jõuluaega ja teedel palun olge ettevaatlikud, on palju sõitmist, on ju, et turvalist jõuluaega, viina pole vaja ka liiga palju võtta, aga piisavalt. Ja et kõik saaks puhata jõulude ajal lõpuks, sest et nagu näha, siis praegu käib mingi kõva rügamine ja kõik on väsinud, et siis puhkame ennast ühiselt välja jõuludel. Täpselt. Ja lähme sellele uuele aastale nagu tugevalt, tervelt ja puhanult vastu. Ja paneme nagu veel ägedama hooga edasi, sest et tuleb, loodame veel ägedam aasta kui eelmine. Just. Ja kui kellelgi vaata kingi-ideed veel viimasel minutil on ju siin, siis nagu näha, siis ei pea vaata mõtlema liiga nagu ulme valdkondadesse, vaid praktilised asjad on ju. Purk vitamiine ja asi. Ma lähen kõigile nüüd vitamiine ja pesupulbritast. Vaatad siis trussikuid ei osta kellelgi. Või siis just osta. See on mingi vihje võib-olla kellelegi, kellel ei taha öelda. Häid ideid kui paljusid. Täpselt. Aga ilusaid jõule kõigile ja ilusat jõuluaega. Ja minu poolt ka. Häid jõule. Tšau! Ja tšau!